Tere tulemast kuulama Tehnopo Startup Inkubaatori podcasti. Selles podcastis räägime erinevatel teemadel, mis on olulised just varajase faasi startup ettevõtetele. Minu nimi on Kadri Tammai, ma olen Tehnopo Startup Inkubaatori juht ja tänases saates võtame me fookusesse töötajate optsioonid. Kuidas ehitada üles motiveerivat optsiooniprogrammi ja millised võimalused on hiljem selle osaluse realiseerimisel. Ja sellel põneval teemal olen ma palunud täna kaasa rääkima Rando Rannu, Siena Secondary Fundist. Tere tulemast! Tervist! Ja samuti Evert Kraavi, kes on Testlios sellisel peenel ametikohal nagu tasustamise juht. Tere tulemast, Evert! Tere! Kui me nüüd alustame rääkimist optsioonidest, siis teeme kõigepealt põhiasjad selgeks. Mida üks optsiooniprogramm endast üldse tähendab ja miks see ettevõttele vajalik võiks olla? Nii et Evert, võib-olla tahad otsa lahti teha? Jaa, optsioon iseenesest on siis võimalus omandada ettevõttes osalus ühe fikseeritud hinnaga. Ja lootus siis selle juures on, et tulevikus ettevõtte väärtus on kõvasti suurem kui see, mis on selle optsiooni siis ostmise hind. Kas ma eeldan õigesti, kui ma ütlen, et Testlios ka optsiooniprogramm on loodud? Ja meil on ta tegelikult kohe algusest peale olemas olnud, et kõige esimene töötaja juba sai ka optsioonid oma kompensatsiooni osana. Kuidas üldse optsiooniprogrammi üles ehitada või kas seal on mingeid selliseid nutikaid lähenemisi, mida peaks eriti just silmas pidama, mis on võib-olla olulised tähele panna, kui me mõtleme nüüd, et meie kuulajaskonna hulka kuuluvad peamiselt sellised varajase faasi startup ettevõtjad, kes võib-olla veel seda programmi ise loonud ei ole, küll aga on selles faasis, kus võib-olla just õige oleks selle peale mõtlema hakata. No ma ei tea, kui palju nutikaid lahendusid, see on suhteliselt standardsed need programmid. Üks küsimus või raske küsimus on kindlasti see, et kui palju sa oled nõus ettevõttest töötajatele andma, et kui palju tuleks siis kõrvale panna selleks, et töötajatele neid optsioone jagada. Siis kindlasti küsimus on see, et kas sa üldse jagad neid optsioone kõigile töötajatele, et osa ettevõtted tegelikult jagavad ainult osadele töötajatele. Kindlasti siis ka küsimus, et kui palju sa üldse nende kohta ka infot jagad, et tihti ma olen kuulnud, et inimesed näiteks saavad optsioone, aga tegelikult ei oska öelda, et mis need reaalselt väärt on. Aga nüüd ma arvan, et mida aeg edasi, seda rohkem see muutub oluliseks, sest näiteks USAs on see väga standard, et kõik startupid sisuliselt peavad pakkuma optsioone ja järjest rohkem kandidaate ka tegelikult on teadlikud ja lausa küsivad, et meil on ka tulnud kandidaadid öelnud tegelikult üpriski täpselt, et minu ootus on, et ma saan sellise osaluse ettevõttes ja siis ma olen nõus tulema. Rando, sina esindad täna siis erakapitali poolt ja vaatad VC pilguga siis ettevõtetele otsa, vaatad ka töötajate optsioonidele otsa. Et kui tavapärane praktika üldse Eestis sellised optsiooniprogrammid on ja just investori poolt vaadatuna, kui oluliseks sa seda pead? Tervis ka minu poolt, et ma ütleks, et optsiooniprogrammid on suht standardiks muutunud, et kõikides Eesti edukates ettevõtetes, startupides on optsiooniprogramm olemas, suht algusest peale olnud ja seda on ka ja on juba esimese edulugusid ka näha olnud, et see, kui me vaatame Wise'i, Pipedrive'i, Bolti ja teisi, siis kõikides on see olnud edukas ja ka Testlio näitel tegelikult on juba jõudnud sellisesse faasi, et need ettevõtted on niivõrd juba küpsed, et on võimalus mitte lihtsalt optsiooni anda, vaid ka neid optsioone realiseerida, et ta ei ole lihtsalt mingisugune paber, virtuaalne vääring, vaid sul on võimalik selles ka päriselt raha saada. Ja siin teatud mõttes tuleme ka meie mängu oma fondiga, et me oleme natuke teistmoodi siin VC maastikul, et me otseselt ei investeeri siis ettevõttesse, ei pane uut kapitali sinna ettevõtte sisse, vaid me otsimegi neid varaseid investoreid, varaseid töötajaid, kellel on juba, nad on piisavalt kaua olnud ettevõttes sees või on siis lahkunud, et nad soovivad saada mingit
raha juba kätte sellest investeeringust, kas siis ajalisest või rahalisest investeeringust saada tagasi. Ja siin me tuleme mängu ja pakume seda likviidsusvõimalust. Ehk siis räägime kohe selle asja ka selgeks, et seda just secondary fond tähendabki, et teie ei investeeri mitte varajase faasi ettevõtetesse, ei saa mitte siis selle kaudu osalust, nii nagu võib-olla meie kuulajaskonnas tõepoolest need varajase faasi ettevõtted oma esimesi ringe alles on tõstmas, vaid teie sihite siis oma osalused hoopis hilisemasse faasi. Täpselt nii, et kui me vaatame, siis me oleme nagu sisemiselt endale mingid nagu juhised nagu pannud, need ei ole sellised nagu ranged reeglid, aga et laias laastus ideaalis võiks olla selline 10 miljonit, käive kasvab 50% aastas või kiiremini, valuation 50 miljonit, tänapäeval uute hindade juures mõtleks võib-olla 100 miljonit pluss, et see aga see ei ole kivisse raiutud, et võib olla ka väiksem käive, aga kasvab kiiremini, on rohkem deep tech focused, aga väga suure potentsiaaliga, et see alati on nagu erandeid, et see näitab ära sellise nagu faasi küpsuse, et me päris sellele algfaasi nagu ikkagi ei soovi tulla, et ja Tesla oli meie jaoks selline hea näide, et ta oli teatud mõttes ta oli Eesti turul, ta oli suhteliselt nagu radari alt läinud ja viimased mitu aastat, et ei olnud temast räägitud, kuna viimane rahastusring oli, ma ei tea, 5-6 aastat tagasi ja siis kõik arvasid, et tal läheb ikka, ei lähe hästi. Ja tegelikult, kui me hakkasime nagu süvitsi vaatama, siis vaatasime, et tegelikult on väga, väga tore ettevõte, väga asjalikult kasvanud, jätkusuutlikult, ei ole lihtsalt raha sisse võtnud, et seda ära põletada, vaid jõudnud sinna, kus ta on tegelikult juba break-evenis ja kasvab jätkusuutlikult edasi, et meie jaoks ideaalne selline sihtfirma, kellega sellist koostööd teha. Ivert, ma võin sulle kinnitada, et startup maastiku jaoks tervikuna kindlasti Tesla ju radari all kuidagi ei ole, et selles mõttes varajase faasi ettevõtjate jaoks on vägagi Tesla ju selline hea rollimudel ja Kristel kindlasti ka naisettevõtjate jaoks, nii et selles osas ei saa jätta komplimenti mitte tegemata. Aga kui me räägime nüüd secondary fondidest pisut veel, siis Eestis olete te ainus seda tüüpi fondi ja ega neid regiooniski just võrreldes võib-olla nimetame siis tavapäraste VC-dega liiga palju pole. Miks teie just sellise strateegia kasuks otsustasite? Ja tõesti, et Eestis oleme esimesed, Põhjamaades on veel üks ja siis on Londonis on mõned veel, et väga palju ei ole. Meie otsustasime sellepärast, et ühelt poolt me jälgisime, mis nagu Eesti startup ingelinvesteeringute turul oli toimumas ja olles ise olnud ingelinvestorid, siis me nägime, et see konkurents läheb aina tihedamaks, et meil on super inglid, meil on nii-öelda maffiad või sellised Pipeline mafia, Wise mafia, meil on siis kohalikud VC-d, rahvusvahelised VC-d, inglisündikaadid, et seda raha, mis siin turul on hästi palju, valuationid on viimase paari aastaga oluliselt üles läinud, et leida seda väga head varajase faasi ettevõtet, sa pead väga palju tööd tegema ja õnne peab ka olema. Ja samas ajal, kui me vaatame nagu hilise faasi ettevõtetel neid rahastusvõimalusi on palju vähem ja teisalt me olime siin paari aasta jooksul, me olime teinud üksikud sellised järelturu tehingud, secondary tehingud olime teinud fondi nagu sündikaadi põhimõttel ja me nägime, et selline nõudluse pakkumine on olemas ja see viis meid nagu mõttele, et aga miks mitte, et tegelikult seda rohkem institutsionaalses vormis teha, sest me näeme, et kõik need head ettevõtted hakkavad juba meil nagu küpseks saama, need, kes seal 2013 kuni, ma ei tea, 2016 nagu loodi, et nad on täpselt selles faasis, kus neil see vajadus likviidsuse järgi peaks tekkima. Ja siis me hakkasime turu peal inimestega rääkima, et mis oleks, kui me teeks sellist asja ja tagasiside on olnud siiamaani üldiselt väga positiivne. Ivert, kuidas Tesla poolt vaadatuna nüüd seda tüüpi secondary fondi teke Eestisse, et Siena on esimene, siis arvatavasti julgeb arvata, et mitte viimane seda tüüpi fond. Mida see töötajate jaoks sisu poolest tähendab või mida see näiteks sinu ametikohalt vaadatuna tähendab, et muudab see need optsioonid kuidagi reaalsemaks, on see kogu seda optsiooniprogrammi ettevõttes kuidagi kergem reaalselt ellu viia
või millist mõju sa ise tajud? No ma arvan, et töötajatele annab see ikkagi väga selge võimaluse need optsioonid reaalseks nagu rahaks teha, et kindlasti optsiooni omanikke on Eestis palju, aga neid hetki, mida sa saad need reaalselt endale siis nii-öelda maha müüa või rahaks teha, on pigem vähem. Et seal on väga konkreetsed hetked ajas, millal sa saad neid teha, ilmselgelt nagu Wise IPO-ga, et siis saame kõik need maha müüa. Või kui firma maha müüakse nagu Pipedrive, et siis on võimalik, aga nagu siin Randa ütles, et Estio siin vaikselt tegutseb, et jah, meil oli hiljuti see Series B funding ja alles siis selle käigus me pakkusime nii-öelda pikaaegsetele töötajatele võimalust neid optsioone siis välja cashida, müüa. Et ta kindlasti nagu annab töötajatele rohkem võimalusi. Kas te mõlemad näete, et see mõttepall, mille ma õhku viskasin, et neid fonde siin lähemate aastate perspektiivis ka sellesse faasi, selle strateegiaga, kas nüüd Eestisse, aga ütleme regiooni on pigem juurde tekkimas? Ma arvan, et kas see just selliseid kindla 100% fookusega fonde tuleb juurde, aga mis me näeme, et on tekkimas selliseid need traditsioonilised VC-d, nad lõdvendavad enda neid reegleid, et nad lisaks siis primary roundile nad saavad ka secondary tehinguid teha. Ehk siis, et ma arvan, et seda me võime üha rohkem näha, et ja kui me vaatame rahvusvahelist VC-d, siis enam-vähem selliseks normiks on saamas, et kui seal ütleme Series B tasemel oled jõudnud, siis teatud secondary element on juba sisse ehitatud. Kas nagu varasemas faasis, et Series A faasis, see on minu jaoks küsimärk, aga Series B faasis ja sealt edasi üha enam on näha, et see on nagu selline juba standardne komponent, et mingi osa tuleks kas siis founderitele või siis varajastele töötajatele juba pakkuda seda cash out'i. Ehk siis Siena poolt vaadatuna, et sa oled ise öelnud ka, et teie selline nagu sweet spot on mõnes mõttes selline just IPO-le eelnev faas. No päris sellist pre-IPO me päris ei taha, et mis järgmine aasta läheb börsile, et see meie jaoks on natuke liiga hilja, sest see tootlus jääb sealt liiga väikseks. Aga ütleme pre-IPO, et siis, et kuskil 3-5 aastat me vaatame nagu, et see oleks see aeg, millal võiks siis meie jaoks see exit tulla. Ivert, kas seda tüüpi fondid toovad töötaja jaoks selle võimaluse nii-öelda nagu see cash out teha või siis võtta see esimene päris raha välja siis selle osaluse vastu lähemale ka, et kas see muidu on pigem üles ehitatud sinna faasini, et ettevõte lähebki börsile ja siis nii nagu Wise tegi, on võimalik ka töötajatel oma osalust siis soovi korral realiseerida, et kas see toob kuidagi lähemale seda? Kindlasti, ma arvan eriti just nendele töötajatele, kes on endised töötajad, et sinna kindlasti neid ka rohkem välja otsib, et kui sa oled töötaja, siis sa oled ju kogu aeg selles keskkonnas, sa näed, kuidas ettevõttel läheb, sa tõenäoliselt kuuled rohkem ka lähiaja plaanidest. Kui sa oled endine töötaja, siis sa tõenäoliselt enam ei tea nii palju, sulle ei jagata seda infot ja sa ei oska nagu aimata, et nüüd on see uus funding ring tulemas, on ja et just nendele kindlasti on see võimalus, et ma olen ise ju ka näinud ja natuke naernud, kuidas LHV Foorumis näiteks Cleveroni aktsiaid müüakse ja mõelnud, et kas see on siis nagu parim viis seda teha või, aga nüüd on alternatiiv olemas. Ja. Aga siin ma tahtsin võib-olla lisada siia, et siin ongi võib-olla vaja eristada ära, et kuidas need optsiooniprogrammid on üles ehitatud, et siis kui sa oled nagu praegune töötaja, siis üldjuhul sa niisama ei saa nagu müüa, et seda enamiks firmades ikkagi kontrollib ettevõtte ise ja aga kui sa oled juba lahkunud, sa oled nagu eks-töötaja, siis ja sa oled juba enda need ära vestinud ja et siis ära exercise'inud, siis sa saad ikkagi teatud reeglite alusel neid müüa. Ja seal tõesti meie saame rohkem nagu mängu tulla, et seal on see vabadus suurem, kuna siis ettevõttega seos töötajale enam otsest ei ole ja tal on see vabadus on suurem neid osakuid müüa, et aga kui sa oled juba ikkagi ettevõtte sees, siis see ettevõtte üldjuhul ise kontrollib seda, et seda nii Tesla näitel või me räägime näiteks Wise'i puhul,
enne kui ta nüüd börsil läks, siis need aasta-kaks tagasi, kui ta tegi suurema rahastusringi, siis tegelikult see ei läinud jällegi firmasse, see oli ka secondary tehing, 200 miljonit või palju see oli. Ja samamoodi see oli ettevõtte poolt tsentraalselt koordineeritud, kes said müüa kui palju. Evert, ma arvan, et sina oled hea inimene täna, kelle käest küsida ja võib-olla natukene laiendada seda teemat ka, et kui sinu ametikoha nimi on tasustamise juht, ehk siis kõik, mis on töötajate motiveerimise ja tasustamisega seotud, et kui me õige pisut laiendame seda mitte ainult optsioonide põhiselt, vaid vaatame korraks laiemalt, et kuidas startupis üldse sellist head motiveerivat süsteemi üles ehitada, et mis sinna kuulama siis tänapäeva moodsas ettevõttes peaks? Siin on palju asju, mis ongi juba standardiks muutunud, alatakse sellest, et palk on normaalne, et töökeskkond on okei ja üldse töökeskkond, et nüüd töökeskkond ongi muutunud, et töökeskkond on tavaliselt juba minu kodu, on ju, mitte niivõrd kontor. Hästi palju toetatakse tervist, tervisekindlustused, sporditoetused, kõik, mis tegelikult on paljudes ettevõtetes. Enesearendamise fondid, näiteks meil on ka eelarve, mille eest siis töötajad saavad ise valida, mida nad õppida või mis alal nad ennast koolitada tahavad. Et neid asju on palju, aga kõikide nende rahaliste asjade kõrval ikkagi ma arvan, et see kellega sa töötad ja mismoodi sa töötad ja milline on see keskkond ja kultuur on ikkagi väga-väga oluline. Milline see keskkond ja kultuur või millist kultuuri te Testlios olete üritanud üles ehitada, et mis need võib-olla põhialustalad on, millele te ise tunnete, et te tuginete ja kui jätta siis see rahaline pool kõrvale, et võt see on meie selline põhiväärtus ja me oleme siin sellepärast, et ma arvan, et kõik, kes on Kristeliga kokku puutunud, näevad, milline ta inimesena on ja kui inspireeriv ta võib olla. Et tema üksinda, ma arvan, juba hoiab seda kultuuri meil päris positiivsena. Me kindlasti tahame või oleme ka hästi läbipaistvad oma töötajatega, et samamoodi all handsid väga avalikult näitame oma numbreid, kuidas meil äriliselt läheb, et inimesed, kes selle vastu huvi tunnevad, saavad nagu näha, et mis seisus me oleme. Ja tegelikult ka, kui mind värvati, siis öeldi ka, et me oleme 10 kvartalit kasumis olnud, et see ei ole startupis tegelikult tavaline. Ja hästi oluline ikkagi on see, et meie just keskkonnas siin on oluline, et inimesed oleks kaasatud. Väga lihtne on ju, et kui tehakse olulisi otsuseid, siis küsitakse inimest, et mis te arvate, mis teie teeksite, et ei ole ainult sellist ülalt alla juhtimist. Kui ma küsin nüüd otse veel optsiooniprogrammide kohta, et sissejuhatuses sa ise mainisid ka, et kellele antakse, kui palju antakse, et kuidas teie selle olukorra lahendanud olete, et kas ja kust jookseb see piir, keda optsiooniprogrammidega hõlmatakse, kes jääb kuidagi joone alla või ukse taha, et kuidas te selle lahendanud olete? Meie anname kõigile, kõik, kes on täis tööaega töötajad. Et praktikantidele mitte, aga kõikidele ülejäänutele anname. Ja siin on ka erinevaid variante tegelikult, et mille alusel sa määrad, et kui palju keegi optsioone saab. Ma olen näinud, et päris paljudes ettevõtetes on see tegelikult seotud nende põhipalgaga. Ehk siis, kui sa aastas näiteks saad, 50 000 euri palka, et siis aktsiaid jagatakse sulle või optsioone jagatakse sulle 25 000 eest, on näiteks selline üpris standardne lähenemine. Mis siis aga tähendab seda, et kui sa oled rahvusvaheline ettevõte, et siis kui sa hakkad värbama inimesi välismaalt, eriti siis nagu USA-st või Lääne-Euroopast, kus palgad on kõrgemad, siis automaatselt tähendab, et nemad saavad ka rohkem optsioone tänu sellele, et nende palk on kõrgem. Ja meil see tegelikult ei ole nii, et meie oleme paika pannud, kui palju me arvuliselt mingitele konkreetsetele ametikohtadele neid optsioone jagame. Mulle see väga meeldib, et minu arust see on nagu väga õiglane. Üritate hoida geograafilist tasakaalustatust. Just, et palk on niikuinii erinev, et ilmselgelt inimene, kes elab ja töötab Londonis, teenib rohkem kui eestlane, aga optsioone saavad nad ühe palju, kui nad on samal ametikohal. Rando mainis enne siin ka, et on selged piirangud peale, et kui sa ikkagi ettevõttes endiselt töötad, siis sa ei saa oma optsioone nii kergelt realiseerida, et miks see nii on? Ma arvan, et
loogika on lihtne, et see ettevõte tahab ise kontrollida seda, et seda heas mõttes seda, kui palju seda motivatsiooni siis peale keerata, et kui sa liiga palju nagu sealt nagu raha välja võtad, siis motivatsioon võib sul nagu hakata ära kaduma, et sellepärast ettevõte ise tahab seda kontrollida, kui palju on võimalik müüa, et siin ütleme tavaliselt, kui sellised esimesed võimalused tekivad müümisel, siis ega ei lasta ka kõike müüa, et tegelikult lastakse mingi 10-20% sellest, mis sa oled nagu ära exercise inud, et sellest sa saad, nii palju saad sealt müüa siis. Jällegi, et ettevõte tahab, et sa natukene saad, aga mitte kõik, et seal kohe jalad ei lähe seina peale ja siis et siin natukene on räägitud sellest, et kui siin need suuremad Wise'is või kus olid need suuremad secondary tehingud, et siis pärast seda mõned võtmetöötajad ikka lahkusid ikkagi, et see mõjutab ikkagi seda ja sa võib-olla ei taha, et see juhtub. Et nad ootasid seda esimest hetke, kui see on võimalik, sul on võimalik see cash out teha ja siis sa tegelikult lähed ja teed midagi elus muud. No täpselt, kui sul on juba võimalus sealt, kui sa oled üks esimesi töötajad ja sul see optsioonid võivad minna juba seal miljonitesse, siis sa hakkad mõtlema, et kas ma pean siin nüüd 8-5 nagu rabama veel. Evert, kuidas teil on reguleeritud see, kas Testlio töötajad saavad olles samaaegselt endiselt tööl ka teatud osa oma optsioonidest realiseerida? No meil on tegelikult ka ikka nii, nagu Rando rääkis, et meil on ka piirangud, et üldiselt sa mõtled, mis on nagu kultuurile või ettevõttele oluline, siis võib-olla ei ole nagu hea märk see, et kui töötajad hakkavad siin järjest kellelegi neid aktsiaid müüma ja siis ei lahkuma, et jah, et need piirangud on ikkagi olemas ja on siis need kindlad hetked, millal saab neid aktsiaid ja optsioone müüa. Kui me räägime siin sellises sõnastuses, et on kindlad hetked, et siis ma küsin lihtsalt täpsustuse jaoks peale, et kas teil on ka see hetk siis, kui see töösuhe on lõppenud, on see mingi muu ajaline konkreetne määratlus, kuidas seda tavaliselt paika pannakse või mis see tavapärane praktika on? No cash out'i saad sa teha näiteks siis, kui on see funding ring, et siis me pakkusime pikaajalistele töötajatele võimalusi neid maha müüa. Kui inimene lahkub töölt, siis tal on kindel periood, mille jooksul ta saab need optsioonid siis endal osta ja siis ta põhimõtteliselt saab nendega teha, mis ta tahab, et ta võib neid hoida, lootus, et ettevõttel ikkagi läheb hästi ja ühel hetkel nende väärtus on suurem. Kui ta leiab nendele ostja, siis ta saab ka neid müüa. Rando, kuidas sinu poolt vaadatuna, et teie käite nüüd koputamas nendele ustele või loodate, et tullakse hoopis teie uksele koputama, kus näiteks Testlio endised töötajad ütlevad, et nüüd on see hetk, kus minu töösuhe on lõppenud, ma olen edasi liikunud, ma võib-olla mingi osa, ilmselt loodetavasti mitte kõik, sooviks sellest ettevõttest realiseerida, et kui raske või kerge selliseid tehinguid päriselt sõlmida on või neid huvilisi leida? See sõltub ettevõttest, on tegelikult ausastus, et ettevõttest ja igas ettevõttes on oma regulatsioon selle müümise protsessile ja sellest tuleb siis lähtuda, et ütleme, kui suur pilti vaadata, siis on nii, et headesse ettevõttesse on raske sisse saada ja mitte nii headesse ettevõttesse seal tullakse pakkuma. Aga tuleb leida see hea tasakaal, kus ettevõte on hea ja on võimalik ka sisse saada või tullakse pakkuma selline hästi selline tasakaal tuleb nende kahe asja vahel leida. Et see on nagu selline väljakutse. Et me oleme ise screeninud välja siin lähipiirkonnas üle 130 ettevõtte, kes on meil nagu radaril. Äkki 30-40 oleme juba suhelnud, et seal on veel piisavalt tööd ees, et teisi läbi vaadata. No mitte ei saa sinu lause peale jätta intrigeerivalt küsimata, et teil on portfellis Starship, Bolt ja Testlio, et kuidapidi siis nende puhul oli? Tuldi pakkuma või käisite ise otsimas? Ise tuleb otsida, et see nii lihtsalt ei käi.
Siena on teinud ka nii-öelda tavapäraseid investeeringuid, mitte ainult secondary'desse, kui sa nüüd võrdled neid kahte tehingutüüpi, mis ka faasilt võivad olla erinevad, ei pruugi olla erinevad. Kas kuidagi secondary tehingute leidmine veel täna näiteks selles regioonis siin on keerulisem või vastupidi on nii palju neid tugevaid startup'e juba peale tulemas, et ühel hetkel mitte ainult need nõrgemad ettevõtted ei käi pakkumas, vaid see ongi täitsa normaalne? Ma arvan, et me oleme praegu selles faasis, kuna me alustasime selle aasta alguses ametlikult, et siis me oleme selles faasis, kus me kujundame turgu või me harime turgu ja et me räägime, et sellised asjad on üldse võimalikud, et ma arvan, et seda sõna secondary suurem avalikkus võib-olla ei teadnudki siin aasta aega tagasi. Et praegu me oleme selles faasis, kus turgu tuleb nagu kujundada. Ja läbi selle inimestel hakkavadki tekkima need nagu arusaamised, et kas ja millal on võimalik müüa. Aga praegu me harime turgu ja siis sellega siis tekib see teadlikkus ja siis osaliselt tullakse meie juurde ja osaliselt lähme ise ja et eks see selline põlluharimine on. Sa ütlesid, et teil on sellises target listis üle 100 ettevõtte ja mõnekümnega käivad siis läbirääkimised ka, kui praegu on portfellis siiski peaasjalikult Eestis asutatud ettevõtted, siis kuhu järgmine investeering võiks tulla? No mul on praegu email inboxis on leping, mis ma peaksin täna allkirjastama ühe Leedu ettevõttega. Et tuleb siiski ka ja tuleb mujalt, et meie eesmärk ei ole kindlasti ehitada Eesti fookusega fondi. Me ütlesime seda kohe algus välja ka. Suure tõenäosusega meil tuleb võimalik, et pool portfellist tuleb Eesti ettevõtteid, aga teine pool tahaksid lähipiirkonnast Soome, Läti, Leedu, Poola, miks mitte isegi Rootsi, et kõik, mis siit on ümber. Et Baltikum, Soome on meil selline enam-vähem koduturg, kus me teame neid foundereid, ingelinvestoreid, VC-sid ise päris hästi. Ja siis kõik, mis siin on ümber, siis see on selline rohkem nagu oportunistlik, et kus võib-olla tullakse pakkuma, et seal me nii aktiivselt võib-olla ringi ei käi, aga sõna lävib ja eks see võib tulla küll huvitavaid tehinguid mujalt ka. Kui sa enne ütlesid, et teie siis kõige parem investeerimiskoht on siis pre-IPO või selline Series B, ringi juures umbes. Miks nii kaugel? Miks varajasemas faasis olevate ettevõtete töötajad ei võiks saada võimalust samamoodi cash out'i teha, kui nad on kiirelt kasvavas ettevõttes tööl, te näete selgelt potentsiaali, võib-olla mitte secondary fondina, aga muidu investeeriksite, et miks selline lähenemine? Ma arvan, et see on lihtsalt see riskiprofiili erinevus, et kui sa teed varajase faasi investeeringuid, siis sul on see, ütleme, traditsiooniline mudel on see, et 10 investeeringus sul 8 tükki läheb õhtale ja need paar tükki võivad tooma sul kogu fondi tootluse tagasi. Me oleme keeranud selle põhimõtteliselt tagurpidi ja ütleme, et me tahame 10-12 investeeringut teha ja meie nägemuses ükski nendest ei tohiks pankrotti minna. Et jah, võib-olla juhtub seal mõnega see, et tekib down round ehk väärtuse vähenemine, aga suures pildis me oleme küll riskikapitali ettevõtte, aga me üritame seda riski minimeerida, et leida neid häid ettevõtteid, mis kasvavad edasi ilusti. Et see on meie eesmärk, et oma investoritele ja neid on meil nüüd üle 60 juba, siis seal nendele me oleme lubanud, et me ehitame teatud mõttes parimate startupide indeksit. Et kui sa investeerid siia, siis sa saad nagu katvuse parimatest, et sa ei ole võib algfaasis sisse saanud, aga nüüd sa saad läbi fondi saad nagu sellise ligipääsu nendele parimatele. Et võtate absoluutselt selle koore kõige pealt?
Nojah, kui me saaks tõesti igale poole sisse, siis saaks öelda tõesti kõige magusama koore, aga nagu ma ütlesin, siis igale poole tõesti ei ole võimalik sisse saada, aga sealt, kuhu on võimalik sisse saada, siis kindlasti ikkagi näeme vaeva, et saada väga häid ettevõtteid. Kui täna on portfellis 3 ettevõtet ja paljudega on see läbirääkimiste faas veel käimas nii-öelda ka, et kus sa näed, kuhu te võib-olla nii-öelda lähiaastate perspektiivis olete arenenud, et kui kiiresti see 10-12 ettevõtet teie jaoks täis peaks tulema? Meie investeerimisperiood on 3 aastat ja praegu meil on esimene aasta saab täis, ehk meil on 2 aastat on veel. Et me liigume enam-vähem õiges tempos, 4 ettevõtet aastas. Ja võib-olla saame kiiremini investeeritud, sõltub. Ja kui me saame kiiremini investeeritud, siis meil on plaan fond 2 käivitada. Ja loodame, et saame isegi veel suuremas mahus teha seda, et pakkuda veelgi rohkematele startupidele seda likviidsusvõimalust. Kas need, kellelt te täna peamiselt neid osalusi ostate, on kõige varasema faasi investorid või on need siiski peaaegu eranditult töötajad, kes on siis näiteks optsiooniprogrammide kaudu saanud need osalused? Erinevad, et on olnud varajast investorit, on varajasi töötajaid või eks-töötajaid olnud. Ja nüüd üks tehing, mis nüüd tuleb, siis seal on tegelikult läbi selle cap table'i, et on founderid, ingleid, VC-sid, et erinevaid, et seal on ettevõte ise korraldab seda nagu secondary tehingut, et seal pakutakse kogu sellele osanikele seda võimalust mingil määral müüa. Me oleme nüüd optsioonidest rääkinud sellest, miks üks optsiooniprogramm startup ettevõtete töötajate motiveerimiseks on vajalik, kuidas neid on võimalik realiseerida. Kas sellel kõigel on pahupool ka, Evert? Kas midagi selles pildis võib valesti ka minna, et ehk siis kui ma olen nüüd see alustav ettevõte, olen oma optsiooniprogrammi sisse seadmas, hoian siis IPO-t silmapiiril, aga enne seda veel võib-olla Sienat või teisi tulevasi secondary fonde. Kas midagi võib halvasti minna selle kõige juures ka? Ma hiljuti olen kuulnud selliseid lugusid, kus mõned töötajad käivadki niimoodi ettevõtete vahel, et lähen ühte ettevõttesse, olen aasta, saan sealt oma selle pisikese portsu aktsiaid, optsioone kätte, lähen järgmisesse, teen sama, võtan sealt selle portsu ja niimoodi siis hüppan ühest ettevõttest teise, et saada neid optsioone. No see võib-olla on üks selline mitte väga hea tulemus sellele. See on ettevõttele pahupool. See on ettevõttele pahupool, just. Aga kuidas kaitsta ennast selle vastu? Et kas siin aitab kuidagi selle optsiooniprogrammi detailid tulevad mängu, ehk siis kui sa töötad ainult aasta, siis sa siiski veel ei saa neid optsioone kuidagi kätte või sa saad siiski nii väikse murdosa, et see vesting on pikem, kuidas seda lahendada? Standard tegelikult ju ongi see, et esimese aasta jooksul, kui sa töötad, sa ei saa midagi, et kui sul esimene aasta täis saab, siis sa saad 25% sellest grantist, mis sulle nii-öelda lubati ja siis ülejäänud 3 aasta jooksul saad sa selle ülejäänud. Aga mõnel puhul see 25% on ka juba päris suure väärtusega osa. Kas see 3 aastat seda kasutatakse peaasjalikult maksundusest tulenevatel põhjustel või on see sisuline selline tunnetuslik piir ka, et võt, et kui ikkagi 3 aastat inimene panustab, siis on täiesti fair enough, et ta tõesti on välja teeninud selle optsiooni, ta saab selle osaluse selles ettevõttes ja kui ta peale seda edasi liigub, siis meie poolt vaadatuna ka, et midagi hullu ei ole juhtunud. No kokku peab ta töötama 4 aastat, et siis kogu selle osaluse saama. See 3 aastat jah, Eesti mõttes on ta maksu mõttes ka selline hea sobiv periood, aga maksud erinevad väga palju erinevates riikides. Ma arvan, et 4 aastat on selline hea periood ka selles mõttes, et sa ikkagi tahad ju ka inimest natukene hoida, et ei oleks nii, et ta tuleb esimese aasta töötab ja siis juba 2 aasta jooksul hakkab otsima muud töökohta, tegelikult sa tahad inimesi enda juures hoida, eks see natuke sellist hoidmise momenti on ka sees, et inimene ikkagi ei tekiks motivatsiooni ära minna. Ja lisaks sellele tegelikult ju
on võimalus neid optsioone ka töö jooksul juurde saada. Et kõigepealt tehakse jah, sulle selline üks nii-öelda grant, kui sa tööle tuled, aga on võimalik ka juurde teenida, näiteks meie anname ka iga teatud nii-öelda aasta möödudes täiendavaid top-up'e, lisaks ka näiteks, kui inimesi promotitakse, et kui ta saab uue ametikoha, siis ka väike lisagrant ja mõned ettevõtted annavad ka nii-öelda sellist boonustasemel, et kui ongi väga hea tulemus olnud, et siis antakse veel optsioone lisaks juurde. Ma pean selle ära küsima, sest alustavad ettevõtjad on päris mitmel korral seda minu käest küsinud, et et kui ma nüüd siis optsiooniprogrammi sisse sean, et kas see siis tähendabki seda, et ma annan oma töötajatele justkui nagu hea tulemuse eest ainult optsioone, mida nad siis saavad parimal juhul võib-olla 5 aasta pärast, aga võib-olla ka pikema perioodi jooksul alles siis päriselt realiseerida, selle vastu raha saada, või siis on kombineeritud süsteem ka nii-öelda klassikalise rahalise tulemustasu või mingite muude boonustega, mis on nagu kohe siin, et kuidas näiteks Testliost olete selle lahendanud? Meil enamus töötajatele ei ole sellist tulemustasu skeemi, küll on see müügitöötajatele, kus on väga tüüpiline, on ju, ja ka kliendihaldusega tegelevatele inimestele. Aga üldiselt startupides ju ei ole nagu sellist olukorda, et mul on sularaha nii palju, et ma võiks seda nüüd tulemustasudeks maksta, et tavaliselt isegi põhipalgad on madalamad kui suurtes edukates ettevõtetes, et see optsioon peaks siis nagu katma ära selle puudujäägi. Ja lisaks ma arvan, et vähemalt IT-sektoris sellist klassikalist tulemusjuhtimist keegi enam ei taha nagu rakendada, et ma nüüd hakkan oma töötajaid hindama ja siin neid kuidagi kategoriseerima, et see ei ole tegelikult, ma arvan, enam tänapäevane lähenemine. See on ainuke erinevus on tõesti see müügifunktsioon, et seal, ma ei tea, kus teil on see praktika, aga tavaliselt optsioon kas siis ei anta üldse või siis antakse oluliselt vähem. Et kuna nad teenivad just selle otsese müügi boonuste pealt on nende, et müügiinimestel peab ikka porgand ikka väga lähedal ninane olema, mitte niimoodi kuskil kauguses, et siis nad liigutavad ennast kiiremini. Randa, kui Evert tõi välja, et on olemas selliseid, nimetame siis nagu rohutirts, et hüppan õielt õiele, käin kõik need edukad startupid läbi, kogun oma osalused kokku, päeva lõpuks olen rikas mees või naine. Kui palju teie oma fondiga läbirääkimiste faasis seda tüüpi inimestega olete päriselt kokku puutunud, et kes ütleb, et aga mul on siin 5 ettevõtte osalus, et saada? Veel ei ole, et me oleme ikka nii varases faasis, et ja ma otseselt ei näe selles nagu probleemi, et liigutakse ühest kohast teise, et head inimesed liiguvadki, et see midagi halba selles otseselt ei ole. Küsimus on kas see on nagu iga aasta tagant liigud või siis on see, oled seal 2-3 aastat ühes kohas ja siis liigud järgmisse kohta 2-3 aastat, et see pigem võib-olla isegi just rikastab sind ja rikastab seda ettevõtet ka. Aga ma arvan, mis on võib-olla üks teema, mis siin nagu võib-olla kajastanud on see, et me räägime töötajatest üldiselt, aga tegelikult huvitav on just vaadata seda, et kui me räägime, et siin Tehnopolis on hästi palju varajase faasi startup'e, siis tegelikult seal on sellised esimesed töötajad ja tavaliselt need esimesed töötajad, kes nagu panustavad nagu rohkem isegi samal tasemel kui see founder. Ja kelle risk on ka suurem. Kelle risk on suurem, et siis et seal tavaliselt on need protsendid ja skeemid on natuke teised. Et siin, kui on nüüd juba rohkem nagu established arenenud ettevõtted, siis on need reatöötajate optsioonid on nagu tõesti väiksemad. Et siin võib-olla tuleks nagu seda ära eristada. Et võib-olla et kui sa oled seal esimene töötaja, siis räägitakse protsentidest, et näed, sa saad 3% ettevõttest või midagi sellist. Ja siis kui sa oled reatöötaja ja hiljem liitud, siis räägitakse, nagu siin Evert ütles, et poole aasta palgast näiteks või mingi koefitsient või midagi kuskilt võetakse. Kui me hakkame vaikselt seda jutulõnga kokku põimime ka, siis Evert, ma tahaks veel lõpetuseks sinu käest küsida, et kuhu sa näed, kas Testlio näitel või tegelikult, kui sa vaatad seda startup ökosüsteemi Eestis ja ka tervikuna laiemalt, milliseid muutuseid võib-olla töötajate hoidmisel,
motiveerimisel siin lähiaastate perspektiivis näha on, et me kõik teame, et kui konkreetselt Eesti startup ökosüsteemist rääkida, et siis talente on vähe, neid hoida on vägagi põhjust, uusi siia meelitada on ka vägagi põhjust, et kuhu suunda näiteks teie arenete? Ma arvan, et väga suur konkurents on tulemas rahvusvaheliselt, et tänu sellele, et see remote work on tõestanud, et ta töötab, aina rohkem ettevõtteid ongi hakanud värbama nii-öelda turgudelt, kus nad varem ei värvanud, ja kui värbajateks ongi näiteks USA või UK ettevõtted, kelle jaoks ei ole probleemi maksta eestlasele 2-kordne nii-öelda kohalik palk, siis see kindlasti kohalikult muudab selle palgaturu olukorra väga keeruliseks. Et meie ka värbame üle maailma, meil on ka kandidaate Pakistanist, Aserbaidžaanist, riikidest, kus palgad on ikkagi madalamad kui Eestis, aga tullakse öeldakse, et jah, et palun mulle nüüd see USA tasemel palk, sest mul on teisi pakkumisi, kes teevad sama. Ja kuidas te nende olukordadega toime tulete? No meie oleme ikka kokku leppinud, et me ei saa nagu lubada, et see on muidugi hästi tore, et kui on need ettevõtted, kes suudavad seda pakkuda, aga meile see ei ole jätkusuutlik, et sellisel juhul siis kas me peaks saama hakkama umbes 1/3 töötajaskonnaga või suruma oma toote hinna nii kõrgele, et on oht, et kliendid kaovad ära. Ja siin ilmselt hakkab ka väga tugevalt mängima see, millest sa enne ise rääkisid, ehk siis rahaline komponent on üks osa sellest võrrandist ja see muu peab ka väga hästi klappima, et siis seda talenti meelitada. Ja ma arvan ka, et lõppude lõpuks ikkagi raha ei ole nagu ainus motivaator, et kindlasti on nagu mingi piir, mis hetkest sa enam ei vaheta tööandjat, isegi kui sulle makstakse 15-20% rohkem, et hakkavad need teised tegurid ka rolli mängima. Rando, täna Siena on esimene pääsukene secondary'de turul terves regioonis. Kuidas sa näed, kuidas see turg siin lähiaastatel arenemas on, et kas teie ukse taha lihtsalt tuleb üha pikem järjekord kõikidest nendest edukatest ükssarvikutest, töötajatest või sa näed, et tegelikult teie konkurents võiks hoopis suuremaks minna ja ka teised astuvad sellele maastikule? Ei, muidugi konkurents suureneb, et see on täitmata koht turul ja sinna kindlasti, kui see täitmata koht, sinna tuleb. Et seda tuleb lihtsalt erineval viisil, et on selliseid 100% secondary fonde nagu meie, võib tekkida seda, et traditsioonilised VC-d pakuvad rohkem secondary võimalusi, siis võivad tulla nii-öelda marketplace'id nagu Funderbeam või Seeders, kes rohkem laienevad selles suunas, aga miks mitte ka Karta, et siin paljude Eesti startupid, kes on edukamad ja suuremad, et siis nemad enda cap table'it peavad Kartas ja Karta arendab samamoodi sellist järelturu platvormi, kus on võimalik siis jällegi kaubelda nende optsioonide või osakutega. Et ma arvan, see turg igas suunas nagu areneb ja pigem on see hea, sest ütleme, kui siin 15 aastat tagasi keskmine exiti väljavaade oli kuskil, 7 aasta jooksul nähti, et startup peaks exiti tegema, siis tänapäeval see on 10-15 aastat ikkagi. Et kui see on su 2 korda pikemaks läinud, siis sul tuleb leida sinna vaheperioodi mingisugune võimalus, kuidas seda likviidsust tekitada, et investorid saaksid endal seda päris raha tagasi, et uuesti investeerida. Tuua seda cash out'i natuke lähemale. Aga ma usun, et selle mõttega ongi kena lõpetada, et tegelikkuses see koht, kus on võimalik oma töö eest siis ka rahalises mõttes preemia välja võtta, liigub lähemale. Suur heameel on jälgida, et tegelikult Eestis on väga-väga palju selliseid ettevõtteid pidevalt juurde kasvamas, kes võiksid tulevikus ka Siena portfelli kenasti kuulada, nad vastavad
nendele kriteeriumitele, et suudavad kiiret kasvu näidata ja on tõepoolest tublid. Evert, suur tänu tulemast, palju edukaid rahvusvahelisi värbamisi teile ja mitte ainult rahvusvaheliselt, vaid kindlasti ka Eestist nende talentide ülesleidmisel ja nende hoidmisel. Aitäh, et jagasid neid näpunäiteid, kuidas Tesla oma on süsteeme üles ehitanud. Ja Rando, suur tänu ka sulle tulemast. Loodan, et Siena portfell täieneb mühinal. Kindlasti Eesti ökosüsteemi liikmena hoian näpud ristis, et just Eesti ettevõtted on need, keda oma portfelli tahate, aga suure tõenäosusega tuleb ka lähiregioonist väga palju kiire kasvuga ettevõtteid lähiaastatel teie portfelli. Nii et palju edu uutel investeeringutel. Ja tänaseks tõmbamegi oma jutujärjega joone alla. Kuulake meid kindlasti ka järgmisel korral, kus arutelu alla tulevad juba uued põnevad teemad, mida varajase faasi startup ettevõtete jaoks vaja on lahendada. Aitäh!